Nii, tervis kõigile, et suur au Keskkonnaagentuuril siin olla. Teen väikse tutvustuse, et miks üldse me AI-d kasutame ja mis asutus me oleme. Meie nagu roll on see, et me kogume hästi palju keskkonnaandmeid siis. Ja nende andmete põhjal me teeme siis erinevaid järeldusi, kas siis kuidas kliima muutub, mis on ilm ja nii edasi, et andmeid on meil palju. Ja põhifunktsioonid on siis meil, ongi see, et andmehõive, et kõiksugused seired looduses, automaatikad, loomulikult eks see seire läheb järjest rohkem kosmosesse ja sealt tulevad järjest täpsemad pildid meile alla, et see andmemaht on suur. Tehakse ka kõiksugust käsitööd, et näiteks ajuloendused, et kes ei tea, mis ajuloendus on, siis on lihtsalt see, et sama mis jaht, aga kõik loomad jäävad lõpuks ikkagi ellu. Ja kogu see andmemaht siis töödeldakse ja väärindatakse ja poliitikakujundajad ja kõik saavad sellest järelduse teha, et ma ei tea, palju loomi küttida või mis on, kuidas kliima muutub, mis tuleb teha. Ja tegevusvaldkond on ka väga lai meil. Et alates metsast ja lõpetades siis välisõhuni. Ja vesi, kliima, jäätmed, ulukid, kõik. Ja kogu see info on meil siis kogutud ja avaldatud keskkonnaportaali, et seal on nii sisulist infot kui ka siis andmed, avaandmed, et Kliimaministeeriumi haldusala andmed kui ka siis paljude teiste asutuste, kes on siis antud valdkondadega seotud. Et nüüd natukene AI projektidest, et tõin siia välja siis meie projektide portfelli. Et see on päris suur, et räägin ka põnevamatest siis nii-öelda täpsemalt. Et meil on nagu kõige vanem siin AI projekt on siis loomade AI tuvastus, liigituvastus, mis siin 2021. aastal loodi. Tänaseks on seal kõik tuled ja viljad juures ja töötab edukalt. Lume AI, mis on ka siin paar aastat saanud, meil küll lund vähe, aga kui see lumi on, siis on nagu kasulik tööriist meil. Meil on väga palju projekte arenduses. On eelarve prognoosimine, millest räägin ka lähemalt natuke teile, ja kaugseire abil siis lageraie tuvastamine, mida me oleme ka siin varasemalt hästi palju proovinud, aga kuna asjad ja mudelid ja satelliid on täpsemaks läinud, siis läksime uuesti seda teed. Ja loomulikult bürokraat on ka meil siin valmiduses kohe laivi panna. Ideid ja koostöid on ka väga palju, et oleme mõelnud siin koos Just Digiga, et algatamas projekte siin, et keskkonnaportaali abiline, et räägin ka lähemalt sellest natukene. Ja kuna me teeme hästi palju koostööd siin suurte organisatsioonidega, EUMetNet, mis on siis siin meteoroloogia, hüdroloogia siis organisatsioon, kus on 33 riiki, et tehakse väga palju AI projekte. Eesti riik ei ole nii suur, et üksi siin teha, et võib-olla me võime teatud projektega kasutada siis Euroopa tasemel. Ja loomulikult meie siis suur vend Euroopa Keskkonnaagentuur, kus on ka suur koostöö meil erinevate projektidega. Ja algamas on või käimas on meil ülevõetuste projekt, et seal on meil ka kavas teatud mudeleid siis AI põhjal kasutada. See projekt ei ole see, et me tekitame ülevõetusi, vaid üritame neid siis ennustada ja teada anda ja prognoosida, sest kliima muutumises. Ja meil on väga palju varasemaid katsetusi siis jääkaart, mis tegelikult oli väga pikalt töös, aga lõpuks AI mudel seal vahel ikkagi ei töötanud hästi ja suutnud nagu jääd tuvastada, et praegust on see nagu läinud jälle inimtööle tagasi, võib-olla teeme selle ringi. Ja varasemalt on meil siis ka hästi palju katsetusi siin metsa kõiksuguste puuliikide, kõrguste, lageraiete tuvastamine, mingid komponendid meil ikkagi töötavad, midagi tööta, aga siin ongi võib-olla vaadata peeglisse, et võib-olla varasemalt on siin liiga suured ootused antud nendele AI-dele või masinõppele, et üritame neid jälle ellu äratada. Nüüd võib-olla räägin meie eduteguritest, et miks meil siis on neid AI-d. Et kindlasti on see, et asutusel peab oma eesmärk, et meil on ka eesmärgiks siis nutikad IT-lahendused ja automatiseerimine. Et see automatiseerimine tähendab see, et on AI, vaid võib ka mingi muu lahendusega teha. Et
lisaks on siis sisuvaldkondade nügimine ja loomulikult juhtkonna toetus, mis siis aitab kaasa. Nii, oleme väga palju osalenud siis hackathonidel ja oleme ise korraldanud, et see loomade AI saigi tegelikult alguse hackathonist, kus me osalesime. Me kahjuks ei võitnud auhinnaraha, aga lõpuks tegime selle ise ära ja saime raha. Aga me saime väga palju mõtteid ja seda siluda. Ja ka korraldatud on siin hackathone, mis on siis avaandmete valdkonnast, kus siis väga palju pakuti AI lahendusi meile, mida me oleme ise mõelnud edasi arendada. Et sealt tuleb väga palju ideid. Ja loomulikult see töötajate teadlikkus, et me oleme koolitanud, harinud neid siin üldtasemel spetsialiste sügavuti, teinud igasuguseid e-koolitusi, et ma arvan, et see ring on nagu väga põhjalikult tehtud. Ja loomulikult oleme kasutanud siin MKM-i tööriistakastis siis konsultatsioone, et just arendajatega, et saada aimu, et kas seda on mõtet lihtsalt AI-ga teha või lihtsamini, või kuidas seda hanget teha, et see on nagu väga hea asi, mida soovitan kasutada kindlasti. Et tihti ongi öeldud, et kuule, lõpetke see ära, et seda ei ole mõtet AI-ga kasutada, et ma ei tea, oska mingi aparaat või asi ja ongi asi tehtud. Siis on loomulikult see, et me oleme kõik need AI-d alustanud prototüübi tasemel, et me ei taha sinna mingid tulesid ja vilesid kohe panna, vaid ongi töötav prototüüp, mida saab katsetada. Ja kui see töötab, siis me läheme sellega edasi ja loomulikult julgus eksida, et tihti need asjad nagu ei õigustagi ennast üldse. Ja loomulikult siis need IT-inimesed ja tehisintellekti teadmised, et see ei tähenda, et need on IT-majas olemas, me mõtleme, et ikkagi enda majas on olemas, et meil on olnud siin andmeteadlased, mis on nagu väga palju kaasa andnud, oleme nüüd kaalumas praegust ka, et tehisintellekti eksperdi kaasamist või kompetentsi saamist majja. Et IT-majad tihti ei jõua selle kõige tegeleda ja tihti on parem, kui see ärile lähemal on. Ja see teadmine, et ükski AI mudel ei suuda 100% täpsust teha. Et siin ongi varasemalt võib-olla seda latti liiga kõrge laetud ja öelda, et kuulge, see ei tööta, et sealt ei tule tulemust. Et tihti ongi nagu see reaalne asi, et mis see täpsus siis tuleb tegelikult. Ja AI ei ole siis kulutoiude projekt, sellest me oleme ammu saanud aru, et see toob kaasa tegelikult väga palju suuri kulutusi. Enamasti on siis see hilisem ülevalhoid mudelitel ja tarkvaral, et tihti me teeme valmis ja siis läheme oma IT-maja ukse taha kraapima, et kuulge, palun majutage. Ja siis küsitakse, et kus raha on ja sinna taha me tavaliselt jääme, et see on nagu selline probleemi koht tänapäeval, mis meil on. Ja AI ei ole meil nagu olnud kunagi see, et me koondame või hoiame nagu inimesi kokku, et tihti ongi, et nagu see mõte, mis on ka siin ajakirjandusest läbi käinud, et seda AI-d kasutades saab ühest inimesest ja poolteist, mitte pool, sest tegelikult mõte on, et seda nagu väärtust kasvatada AI-ga, mida inimene suudab ära teha. Ja AI ei ole loomulikult eesmärk, ja öelda, et kõigile valdkondadele, kuulge, te peate nüüd AI-d kasutama, vaid see on üks nagu tehnoloogiline vahend. Et tihti võib-olla saab lahendada mingeid muid asju, mingi muu asjaga üldse. Ja meil on nagu asutuses kujunenud siin tore traditsioon, et me iga aasta teeme siis ühe nimekirja nagu wishlistidest, mida me ise ei suuda lahendada, seal on kõiksugust asju sees. Alates, ma ei tea, automatiseerimisest, midagi vaja analüüsida, mis iganes, et kõigil, mis pähe tuleb. Ja me oleme siis seda jaganud nagu väljapool avalikult. Ja tihti ka meil on väga tihe koostöö ülikoolidega ja teadusasutustega, et tihti nad rabavad seal mingeid teemasid ja aitavad meil teha. Et TalTechiga meil on väga suur koostöö ja tihti mingil teemadel on isegi järjekord meil kohe olemas. Et kas siis diplomitööd, lõputööd, praktikat, mida iganes. Ja loomulikult see rahvusvaheline koostöö, et Eesti riik ei ole nii suur, et kõiki asju üksi teha. Tihti peab mingeid asju siis koos suurte riikidega tegema. Nii. Lähen nüüd edasi meie loomatuvastus AI-le. Et vaadates seda pilti, siis võite mõelda, et mis te siis kohe siin pildil näete, mis looma. Küsimus, et kes siis suudab kiiremini tuvastada või töötada, kas AI või inimene. Et meil oligi nagu esmane ülesanne see, et meil on loomade seireks siis metsades on siis kaamerad, mis siis teevad pilte,
tüüpiliselt samasugused kaamerad, mis jahimehed kasutavad. Ja sest see on nagu parim seire, et tihti kasutatakse seireks ka ajuloendust või siis lume peal siis jäljeloendust, aga lund ei ole ja muid varianti. Ja lisaks selline loendus aitab siis ka asustustihedust määrata, mis on omaette metoodika. Ja meil esimene kasutuslugu oligi, et katsega tehti paari kaameraga siin Põlvamaal siis väike katsetus, saadi siis 32 000 fotot ja üks inimene siis töötles seda 90 tundi. Ja kui nüüd see kasutuslugu viia kogu Eesti metsa peale, see üks vaene inimene peaks siis 136 aastat neid fotosid töötlema, see on nagu reaalne. Selge see, et me kogu Eesti metsa ei suuda kaamerate katta, aga mõte on sama. Ja siin tuligi SAP ja AI, et on ka olemas sellised kasutusmetoodikad, kus siis kaamera pealt kõiksugused nurgad, liikumiskiirused, asjad arutatakse välja, saadakse teada näiteks, et mis on metskitse asustustihedus selles metsas, et need täitsa töötavad. Et siia pikemat ei jää. Ja meil siis valmiski 21 siis esimene ligituvastus prototüüp, mis oli väga lihtne. Et meil olid siis erinevad projektid, teatud siis seirealadel saime neid luua seal. Saime need fotod sinna üles laadida. Siis oli piltide automaatne töötlus, oli spetsialisti töölaud, kus sai erinevaid siis toiminguid, analüüse teha ja loomulikult raporteerimine ja siis lõpuks siis uuesti mudeli treenimine. Väga lihtne tegelikult, nagu tüüpiline AI. Et kuidas see toimib siis niimoodi, et nüüd ütleme siis üks seire, 20 000 pilti, esimene metoodika siis tuvastab objektid. See on põnev, et seal objektiks võiks mida iganes olla, auto, koer, inimesed, salakütid, mida iganes, eks ju, jäävad ette sinna. Ja välja tuleb siis 10 000 fotot, kus siis on tuvastatud kedagi midagi. Ja sealt edasi läheb siis teine metoodika, kus siis nende objektide põhjal siis tuvastatakse, et kellega on tegemist. Enamasti me otsime loomi sealt. Siin on loomulikult kirjas loomad, mida meil Eesti metsas ei ole, aga see on näide. Ja sealt tuleb näiteks siis 2500 fotot, kus siis on mingi loom leitud teatud tõenäosusega. Ja siis 2500 siis pildist leitakse 250, kus siis on mingi loom tuvastatud ja leitakse see üles või öeldakse, et see oli kindlal see. Nii, ja ongi, et see AI aitab meil seda asja. Mudeli täpsus on ka muidugi erinevate loomade puhul erinev. Et mida rohkem pilte, see rohkem treenitus ja eks need fotokaamerad on ka, et siin pildi ette jääb öösel ja päeval erinevat objekte küll küljega, ega need loomad ei poseeri seal fotoka ees. Kaamera ees, et päris põnev. Nii, vaatan aeg läheb ruttu. Meil on ka lume AI, mis siis on küll lund Eestis suht vähe juba, aga me otsustasime selle teha, sest kui see lumi on, siis on ka meile töökäsi palju ei ole. Et ongi siis see lumepaksuse mõõtmine või lumekaetuse. Et lumi ongi siis see, et lumepaksust mõõdetakse meil siin teatud vaatlus lumekõrguse anduritega ja lumekaalud on meil olemas. Ja sealt teatud lumetihedused ja veevarud siis arutatakse välja. Ja meil oli eesmärk siis selle lumekaetust sealt mõõta. Meil on siis olemas seirejaamad 23 kohas ja need teevad siis iga tunni tagant 6 pilti. Ja nendest piltidest siis pannaksegi kokku see lumega kaetus 0-10, et palju on kaetud. Et seda tehti käsitsi, aga nagu iga inimene teeb erinevalt, nüüd teeb seda AI ja määrab selle lumedaga kaetuse ära. Et loomulikult tuleb arvestada igast objekte, et ei tohi mõõta lumekaetust seal autode või majade pealt või objektide pealt, vaid pinna pealt ja on ka paras väljakutse, sõltub kaameratest ja nii edasi. Et üks lahendus meil. Nüüd selline põnev väljakutse on meil eelarve AI prognoosimine. Et ma arvan, et kõigil on siin asutustel probleemi, et kuidas seda siis eelarve prognoosida niimoodi, et pärast öelda, et ai, teil jäi väga palju üle raha või mida iganes või läksite lõhki. Et meil on ka see probleem kogu aeg on, kuna on hästi palju projekte ja kõiksuguseid asju, et seda ei suuda Excelist teha. Ja oleme appi palunud siis ühe TalTechi tudengi, kes meil teeb praegu see lahendust, tundub väga põnev tulevat. Et prognoosib siis eelnevate andmete põhjal oskab siis öelda,
kuidas me peaks siis seda eelarvet kulutama, palju jääb üle, kõiksugused nii-öelda palgaprognoosid, majanduskuluprognoosid, et võib-olla loodetavasti kogu riik varsti kasutab selle, me ei tea, et tundub põnev. Nii, ma vaatan, mu aeg on otsas. Ja üks asi, mis ma tahtsin võib-olla mainida veel, et me loodame saada siis keskkonnaportaalile abilist, et kuna need otsingud seal nii-öelda tekstina on väga keerulised ja mitmed, et siin Justiga koostöös soovime siis saada jalga sinna ukse vahele, et teha siis võib-olla Eesti riigis esimene selline tehisintellektil siis keskkonnaabiline, kes aitab siis ka ise analüüsi andmeid kokku panna, sest kõik on tegelikult meil appidena olemas või infot leida, et vahet ei ole, mida te küsite, et kus saab kala püüda või ametnik küsib mingit analüüsi, et me vähemalt oskame unistada ja oleme siin valmis koostööle, et tegelikult minu poolt kõik, et nüüd küsimusi võib-olla. Ja suur aitäh selle ettekande eest ja küsimusi on tulnud ohtralt. Ma tean, loomad ja loodus läheb inimestele väga korda ja selle kohta alati küsitakse, et võib-olla kriitiline vaade ütleb hoopis, et kui räägiti siin hiljuti kaamerate kasutamisest inimeste jälgimisel, siis taga targemaks, te veel jälgite loomi ka, ja tungite privaatsfääri. Nii on, nii et metsades on üle 1000 kaamera, nii et palun ärge metsades rumalusi enam tehke. Selle teadmisega on hea minna küsimuste juurde. Alustan siit otsast kohe peale, et kas keskkonnaportaali andmed on kuidagi piiriüleselt meile ka liidestatud mingi andmestandardi alusel suurema trendi seireks? See on nüüd päris keeruline küsimus, me üritame vastata, et tegelikult keskkonnaportaal ei ole ise andmekogu, vaid kõik andmed tulevad andmebaasidest, mis on riiklikud. Me lihtsalt kuvame neid sealt välja erinevates formaatides, masinliides, visuaalsed tädimaalile. Nad kõik vastavad mingi standardile, mis seal siis registris infosüsteemis on tegelikult. Kas saabuvaid rändlindude parvi suudetakse loendada? On radarid jah meil, mis suudavad neid tuvastada ja me oleme nüüd ostnud, ma tean ka uusi radarid, mis on mobiilseid. Ma nüüd täpselt jään vastuse võlgu, et kas need ükshaaval suudab loendada, palju seal parves on, aga põhimõtteliselt küll jah. Ma arvan, et see on juba võimalik tänapäeva tehnoloogiaga. No aga selle peale öeldakse kohe, et esmapilgul tunduvad need seadmed ja need nägemised väga kallid, et on see nii? Ma ei tea, kallis on suhteline, et ei oska öelda, et jah, loomulikult nad ei ole odavad, aga see, mis nad nagu võimaldavad, mis analüüse teha, see annab nagu rohkem väärtust meile. Kas metsainventuuris ka siis tehisaru kasutatakse ja kas on plaanis? Jah, plaanis on, nagu ma näitasin ja rääkisin siin kõiksugused lageraied, asjad, SMI meil, et mets on väga kuum teema viimasel ajal, et meil ongi probleemiks see, et kui me andmed esitame, siis me esitame andmed nagu aastast ütleme 23, täna 25, küsitakse, kus on uued andmed. Ja selleks me see tehisaru üritamegi nagu käivitada, et me saaks rutem need andmed kätte, et me ei teeks tagant järgi, et 2 aastat tagasi sellised andmed, mis siis tehakse otsusel. Kas masinõppe kasutamine satelliidi peal andmete ettevalmistamiseks aitaks päriselt optimaalsemalt ka toimetada, et näiteks, et satelliit saadab ainult olulised andmed ja hoiab seeläbi andmeedastuse pealt kokku? Ma vastaks küll, aga kuna need satelliidiandjad on siin EUMETSAT ja asjad suured korporatsioonid, et tavaliselt nad sikutavad ikka kõik andmed siia maa peale ja siis jagavad neid kellele, mis vaja, et loomulikult saaks seal kokku hoida. Ja see, millest me alustasime, et tungite metsas loomade ja inimeste privaatsfääri, et kuidas tagate nende metsakaamerate andmekaitselised nõuded? Et kas on oht, et minu alasti pildid kellegi arvutis tolmu koguvad? Nad võivad kuhugi jõuda alguses, aga ikkagi need, mis on need alasti pildid või muud, ikkagi kustutakse ära, et me jäta neid alles, et seda on juba AKI-ga juba küllalt arutatud ja see on probleemiks on. Suurepärane, suur aitäh selle ettekande eest ja väike meene ka. Ja. Aitäh. Aitäh.